Merike Rõõtova, Üllar Kerde ja Krista Kaer on 3 neist inimestest, kes on enda elutöö eest riikliku autasu välja teeninud. Krista Kaer on enda elu pühendanud sõnade seadmisele, tõlkimisele ja kirjanduse tutvustamisele, mida on elutööpreemia laureaatidel anda kaasa noortele, kes vahest enda tegemistes kahtlevad ja käega lüüa sooviks. Ma arvan, et ärgu andku alla, olgu visad, sest tegelikult ega ei pruugi asi väga kergesti alguses kätte tulla ja otsigu endale töö, mis neile kogu aeg midagi uut pakub ja milles neil on võimalik ikkagi inimesena areneda ja kogu aeg midagi avastada. Üllar Kerde on Eestis kasvatanud üles mitmeid põlvkondi korvpalli tippmängijaid. Elutööpreemia laureaadina on ta eeskujuks nii noortele sportlastele kui ka kolleegidele. Minu kreedo on alati olnud see, et kui ma ise ennast ei usu, siis miks keegi peaks mind uskuma. Et ma pean uskuma seda, mis ma teen, et ma tahan seda saada. See on ka muidugi iseloomus kinni, aga see, kui ma midagi tahan, siis ma pean selle saama. Ma teen kõik selleks, et seda saada. Ja et ükski saavutus ei ole kerge. Kõik on väga rasked ja mõned on veel väga rasked. Merike Rõõtova tähistab tänavu enda 90. juubelisünnipäeva ning on kogu elu pühendanud malele. Kogu aeg tegema, peab kogu aeg midagi tegema. Ma ei ütleks, et alla anda, aga inimene pidevalt ju midagi teeb ja ta on hea, kui ta saab teha, mis talle meeldib. Palgatöö ei ole alati see, mis võib-olla meeldib, aga teha tuleb. Minu meelest need, kes saavad teha seda, mis neile on südamele meeldib, need on õnnelikud inimesed. Mina ka.